Nii, järgmine küsimus. Meil on üks töökiusu juhtum, kus töötaja süüdistab teisi oma meeskonnaliikmeid kiusamises. Tegelikkus on see, et kiusaja on see, kes kaebus esitas. Probleemid selle töötajaga on kestnud aastaid, aga need ei tulnud välja, sest keegi ei julgenud rääkida. Nüüd nõuab kiusatu 2 meeskonnaliikme väljavahetamist, mida me juhtkonnaga kindlasti ei tee. Kiusatu ütleb, et ta enne tööle ei tule, kui need 2 inimest on tema meeskonnast läinud. 12 meeskonnaliiget on väga head ja tublid töötajad, ka nemad pole nõus enam kiusatuga koos töötama. Oleme pakkunud kiusatule teist meeskonda, aga ta pole nõus liikuma. Ta tahab minna oma meeskonda tagasi ja 2 uut liiget sinna. Mida sellise töötajaga ette võtta? Ehk siis mingis mõttes on siin see, et on jõudnud see olukord sinna kohta, kus on ähvardused ja põhimõtteliselt ultimaatumid. Et nüüd on niimoodi ja muidu ma midagi ei tee. Me oleme jõudnud nagu ultimaatumite maailma. Ja kui me oleme jõudnud ultimaatumite maailma, siis esimene asi, mille on mõelda, et kuidas me üldse sinna jõudsime. Ja nüüd siin on 2 olulist asja. Üks on lühiajaline lahendus, et kuidas me selle olukorra praegu ära lahendame, ja teine on see, et mismoodi me enam sinna ei satuks. Sest et selline asi on tõenäoliselt on võimatu, et see jõudis sinna selliselt, et mitte keegi ei saa mitte midagi arva, et see sinna liigub. Jah, ja eks siis konkreetne näide siin oleks see, et need probleemid ei tulnud välja, on kestnud aastaid, aga aastaid ei julgenud keegi rääkida. See on juba, eks ole, üks hea näide sellest, et kuidas ikkagi nüüd teha nii, et nii ei läheks ja tulevikus räägitakse. Eks siis neid punaseid rakette või fleere oli ilmselt näha juba ammu, ja need punased lipukesi, neid tuleb lihtsalt adresseerima hakata võimalikult vara ja kohe. Ja esimesed adresseerimised on lihtsalt niisama vestlus, et kui ma näen, et inimene, ma ei tea, nähvab kellegile või on endast väljas või emotsionaalne ühel päeval, siis esimesena ma ju võiksin vabalt tema juurde minna eraldi ja küsida, kuidas sul nagu läheb, et mul tundub, et see veits emotsionaalne, et on kõik korras või. Ja siis see on see koht, kus ma saan hakata esimest vestlust pidama, adresseerima seda, lihtsalt küsima, uurima, tundma huvi. Ja ta võib-olla taha midagi kuulda sellest. Ja võib-olla ta on siuke, et ära topi oma nina asjadesse, et kõik on hästi. Ilmselgelt ei ole. Ja läheb minema. Nüüd, kas ma nüüd jätan selle asja sinna? Jätan, kui see oligi ühekordne asi ja see inimene tuleb tagasi ja ütleb, et kuule, sorry, tiim, et ma käitusin valesti ja mis iganes. Ehk siis ta leiab, et rahuneb maha ja saab aru, et täitsa valesti. Nüüd, kui seda ei juhtu, siis seda on vaja adresseerida, isegi siis, kui ta ei taha sellest rääkida. Ma pean temaga eraldama selle hetke või selle aja, et aru saada ikkagi, et mis siis jama on, mis siis valmistab seda trotsi või seda emotsiooni. Ja selle jaoks mul on vaja ehitada temaga suhe. Ja nüüd, kui seda suhet ehitada, ega siis üleöö ka ei saa teada seda mitte kunagi. Et ega see inimene, kes on isoleeritud ja endasse tõmbunud ja emotsionaalne ja vihane, ta on seal mingi põhjusega. Nüüd, kas see põhjus tuleb meist olenevalt, on see tema isiklik elu, kus iganes tuleb, siis vahet ei ole. Ma peaksin tahtma teada saada seda, sest et meil on vaja professionaalselt koos tööd teha. Ja kui see asi ära ei lahene, siis kokkuvõttes lõpuks kandub kogu organisatsiooni peale, kogu meeskonna peale. Ja mis on siis selle tulemus on see, et kõik teavad, et see inimene on kogu aeg emotsionaalne, temaga on ebameeldiv, kõik üritavad temast eemale hoida. Ta tuleb sealt juba, ma lähen teise koridori parem, no mis iganes, siukse asju hakkab juhtuma. Ja kõik aksepteerivad ja tolereerivadki sellist standardit ja sellist käitumist ja sellist kultuuri. Reaalsus on see, et seda on vaja adresseerida. Seda ei saa lasta lihtsalt olla. Sest kui lasta lihtsalt olla, siis see on normaalne osa sellest kõigest. Ja nüüd, kui see on jõudnud nii kaugele, siis paraku see ongi, et kui me seda selle esimestel kordadel ära ei adresseeri ja laseme selle asjal minna, sest me mõtleme, et nii on kõige parem, siis lõpuks see pall veereb ja see ainult läheb hullemaks. Ja nüüd, kui me jõuame siuksesse kohta, siis siukses olukorras, kus hakatakse tegema ultimaatumeid, siis paraku on vaja sisuliselt siin väga konkreetselt need piirid paika panna ja selgitada, et ultimaatumite asja ei ole tolereeritav ja see, et tööl on vaja tööl käia ja see eeldab jällegi väga tõsist vestlust. Aga miks see on niivõrd raske ja konkreetne vestlus, on see sellepärast, et see on siin lastud sinna minna.
ja nüüd, kui me läheme konkreetseks, siis võib täiesti kindlalt tolles olukorras olla kindel selles, et sealt tuleb vastu mingisugune emotsionaalne reaktsioon, mingisugune veel suurem emotsioon. Ehk siis kokkuvõttes midagi head sealt tulla ei saa, ütleme niimoodi, kui me sinna peale lendame. Nüüd ma võin proovida minna ja minna alguses ikkagi nii-öelda küsimustega, tiivates, uurivalt, hoolivalt, aga ma pean lõpuks minema konkreetseks ja lõpuks on vaja teha otsuseid. Kes iganes seda organisatsiooni seal juhib ja selgitada, mis on okei, mis ei ole okei ja rääkida täpselt nii, nagu siin kirjas on. Ja vahet ei ole, mismoodi see inimene seda kõike vastu võtab, kokkuvõttes me peame selle asjale panema plaastri peale. Ja siis meil on vaja hakata pikemalt ajalt mõtlema välja, mis on see pikem viis ja nüüd, kui inimene ei taha koostööd teha, siis me peame minema lõpuks laiali. Et me ei saa sellel asjal lasta veel hullemaks minna, et pigem õudne lõpp kui õputu lõudus. Aga seda on võimalik ära hoida, kui seda hakata adresseerima võimalikult vara. Sest kiusamine ja kogu see asi, see ei olegi okei. Ja ultimaatumid ei ole okei. Ja nüüd ongi vaja selgitada sellel inimesel eraldi, et see on see piirid ja standardid, mismoodi meie organisatsiooni asjad ei käi. Miks? Sellepärast, et see ei ole hea, ei sulle, ei meeskonnaliikmetele, mitte kellegile. Ja kokkuvõttes see on see, mismoodi see olukord kahjuks lahendust leidma hakkab. Ja ma loodan, et praeguseks on juba lahendus leidnud, sest et see on see, mida me eelmine kord ka adresseerisin samamoodi. Et väga keeruline olukord ja väga ebameeldiv kindlasti. Ja nüüd pikemal ajal me peamegi mõtlema ja tegema siis debriefi ja mõtlema, mismoodi me siia jõudsime. Mis on need asjad, mis on need kokkulepped, mida me peame saavutama, mis on need kohad, kus me hakkame tagasi tarma just selle, et enam sellised asjad juhtuks, sest et see, mis nüüd juhtunud on, ei ole mitte kellelegi tore. Ja ma usun, et mitte keegi ei taha sihukest asja. Ja, millist organisatsiooni kultuuri me üldse tahame ja kuidas veenduda, et ka teised saavad sellest aru, et just. See siin ei ole okei. Just. Ja võib-olla hästi oluline nüanss, neid vestlusi tuleb teha privaatselt. Ja siis me peame tegema ka asju ametlikuks, panema asjad kirja ja tegema nii, nagu vaja on. Ja võtma vastutust selle eest, mis seal siis toimub. Ja kõik asjadest, mis ei ole toimunud, tuleb ka vastutust võtta. Sest et muud moodi see olukord paremaks ei lähe. Et üksteise süüdistamise puhul ei ole siin mingi kasu, et kui sinna olukorda siseneda, siis see probleem on tekkinud selle pärast, et mina ei ole piisavalt hästi adresseerinud seda, ma ei ole piisavalt hästi kehtestanud neid teadmisi, ma ei ole seda piisavalt vara lahendama hakanud ja see on see põhjus, miks on siia jõudnud. Ja selle tulemusena kannatab kõik need osapooled, kes siin kannatavad, ülejäänud meeskond organisatsioon samamoodi. Ja nüüd, mis on see minu lahendus? Ja ma saan seal pakkuda välja, mis on minu lahendus, öelda, et see on minu lahendus, bum. Need on need asjad, mis peavad muutuma, need on asjad, mida ma eeldan, need on asjad, mis ma ootan, need on asjad, mis ma tegema hakkan, ootan ettepanekuid, kui ettepanekuid ei tule, siis nii ongi. Ja põhimõtteliselt tuleb liikuda edasi elus. Kui see, mida sa vaatasid või kuulasid, oli kasulik sulle, siis kindlasti hakkame jälgijaks, subscribe'i ja panege endale meeltuletus, sest et iga teisipäev kell 12.00 on meil siin lühike õpiamps tulemas, mida sa saad vaadata. Ja igal laupäev kell 10 on siis selline pikk vestlus, pikemas formaadis, kus me räägime juhtimisest, ärist, elust ja kõigest muust paremast, mis pähe tuleb. Nüüd kõige olulisem sõnum minul sinule tegelikult on see, et ma sooviks, et sa mõtleksid ise, et tavaliselt öeldakse, et vaata järgmist videot ja klikid siia või kuhu iganes kohta, siis mina ütlen, et enne kui sa kuhu üldse klikkima hakkad, siis mõtle, kas sul on päriselt seda asja vaja. Sest tõenäosus on see, et see, miks sa sinna järgmisele videole klikid, on juba vabandus. Ja mille koht see vabandus on? Ehk siis sa tahad õppida juurde, aga tegelikult sa juba tead, sa oled ära õppinud kõik asjad ja sul oleks vaja tegutsema hakata, mitte siin üldse rohkem videosid vaadata. Ja kuna see algoritm on niivõrd võimas, ma ise olen lasknud selle ennast juhtida ja tõenäoliselt lasen ka tulevikus, sest see on niivõrd efektiivselt üles ehitatud. Aga mina ei taha lasta algoritmil oma elu juhtida ja ma loodan, et sina ka ei taha. Ja emotsioonid on lühiajaline mõtle, et emotsiooni peale klikkida seda järgmist videot ei ole väga kasulik pikaajaline otsus. Ehk järg laske oma taktikalisel mõtlemisel üle võtta sellel emotsionaalsel mõtlemisel, vaid laske
oma tugevusel tõusta välja, ehk siis mõttevõimel ja tehke strateegilisi otsuseid. Et iga inimene on kindral ja sõdur samal ajal, on ju, et peab mõtlema ja tegutsema nagu sõdur siin taktikalisel levelil, aga strateegilise eesmärkide nimel. Ehk siis, mis on need asjad, mida te päriselt tahate elus saavutada? Te tõenäoliselt ei saavuta neid siin internetis. Ehk siis ärge muutuge robotiteks. See oleks kõige hullem asi. Ärge laske seda vabadust endalt ära võtta. Seda on lihtne ära võtta. Sest et me võitleme väga efektiivsete vastaste vastu nii-öelda. Või vähemalt mina võitlen oma peas. Ja kui te aga ikkagi otsustate, et teil on vaja hädasti ikkagi õppida ja te tahate siin internetis aega veeta, siis mõningad viisid on selle jaoks veel olemas, ehk siis meil on olemas ka süsteemne võimalus õppida juhtimist või üldse seda, mida me räägime, kuidas vastutust võtta, kuidas tagasisidet anda, kuidas suhelda, kuidas suhteid ehitada. Kõik seda muud on võimalik õppida süsteemselt siis meie akadeemiast. Ja kui teil on küsimusi, siis kindlasti kirjutage. Kõik lingid, mida me kõike veel teeme, me teeme noortele asju, me teeme täiskasvanute asju, me teeme internetis asju, me teeme päris elus asju. Kõik need lingid on video all ja sealt leiate informatsiooni, keda huvitab. Ja minu viimane lõpusõnum on see, et internet ei ole elu. YouTube ei ole elu, Spotify ei ole elu, mitte kusagil mujal ei ole elu kui päris elus. Nii et minu soovitus on teile, et õppige siit, leidke võimalik kiiresti need vastused ja siis minge rakendama neid, sest et ainukene viis tagasi, et saada on päris elust. Ja siis, kui te tegutsete. Senikaua, kui te olete siin, siis te lihtsalt tarbite. Ja kui te tarbite, siis see on okei. Kui see on teadlik otsus, kui see ei ole teadlik otsus, siis nüüd tehke teadlik otsus ja liikuge välja päris lahinguväljale. Vaat, see ongi minu sõnum. Edu teile!